Tere tulemast tagasi. Mina olen Aleksander Miina ettevõttest Lean Digital, kus ma olen äriarhitekt ja partner. Ja me jätkame esimese mooduliga, teise osaga. Ja esimese mooduli fookus on arutada digitaliseerimise kasulikkust ettevõtetele. Esimeses osas me oleme rääkinud sellest, mis on digitaliseerimine, mis ei ole digitaliseerimine, miks digitaliseerida ja millega tuleb arvestada digitaliseerimise realiseerimisel, nii digitaliseerimise raamistiku seisukohast kui ka riskide väljakutsete seisukohast. Teises osas me vaatame näiteid edulugudest, ehk siis toome esile enam levinud praktilised võimalused digitaliseerimiseks. Ja teise teemana räägime, kuidas täpselt hinnata digitaliseerimise tasumust. Alustame siis näidetest edulugudest. Ja siin kohal võime alustada sellest, et võtame näiteks tootmise juhtimise ja vaatame, millised väljakutsed enne digitaliseerimist ettevõtte ees võivad olla. Ehk siis esimene väljakutse, mis on üsna tihedane, on see, et kas teil on täpne ülevaade oma protsessidest, tootmisprotsessidest ja reaalajaandmetest. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kas te peate minema tsehhi, küsima inimeste käest, kuidas meil tootmises läheb, või te saate sellest aru vaadates arvutiekraani peale, mingi telekaekraani peale, ehk siis kui hästi te saate sellest aru. Teine väljakutse, mis on jällegi juhtimise väljakutse, tootmisjuhtimise väljakutse, kas teil valmistab probleemi raportite koostamine ja tootmisandmete analüüs? Ehk siis, kui teie ettevõttes eksisteerib selline olukord, et raporteerimine võtab tunde või päevi, ja reaalsus on olemas sellised näited, siis kindlasti see on ka teie väljakutse. Kas teil on võimalik saada oma tootmisliinidelt, seadmetest, protsesside ajalugu? Ja kui lihtne on seda kätte saada? Ja kui lihtne on seda hiljem ka analüüsida ja proovida selle põhjal teha teatud juhtimisotsuseid, nii nagu me rääkisime esimese mooduli esimeses osas. Kui hästi te optimeerite või üldse teate oma energia ja ressurssi kasutuse kuludest? Kas see on lihtsasti kättesaadav info? Kas te saate selle põhjal ka teha otsuseid? Näiteks kui mõni päev on liiga kallis elekter, siis me pigem toodame mingi muu päev. Ja kui hästi või kui automaatselt teie info liigub teie infosüsteemi, olgugi selleks näiteks ettevõtte ressursside planeerimise süsteem. Ja need väljakutsed üsna tihti tulenevadki sellisest olukorrast, kus meil on töötaja, mis annab info edasi teisele töötajale, kes sisestab seda kuskile tarkvarasse ja siis võib-olla me näeme mingisuguseid andmeid. Ja tavaliselt see tähendab mitte reaalaja andmeid ja see viivitus võib olla mõnikord ka kuu aega, mis tähendab seda, näiteks me terve kuu aega kogume andmeid selle kohta, kui palju aega me läks ühe, teise, kolmanda, neljanda või kõikide tootmistellimuste valmistamiseks ja siis kuu lõpus keegi arvestaja sisestab neid, mis tähendab seda, et me saame tegelikult kuu aja vanad andmed kätte. Ja üsna tihti see olukord veel tähendab seda, et meil on mingisugune seade, mis töötab ja inimene vaatab selle seadme pealt andmeid ja siis hakkab neid edastama teisele töötajale, ehk siis töötaja edastab vahetuse vanemale, vahetuse vanem sisestab tarkvaras ja niimoodi see lähebki. Kui nüüd minna edasi ja mõelda, et me digitaliseerime, siis kindlasti üks võimalus, mis isegi on puhtalt töökorralduslik jõuda sinna, et meil üks töötaja on vahelt ära võetud, mis tähendab seda, et info võib-olla jõuab ka kiiremini. Aga loomulikult see ideaalne olukord on see, kus seade automaatselt edastab andmeid kuskile tarkvarasse, kus neid andmeid automaatselt analüüsitakse ja siis me näeme koheselt selle sama dashboard. Ehk siis
need praktilised väljundid digitaliseerimisest tähendavadki seda, et on olemas reaalajas andmete kogumine ja visualiseerimine mõnele juhtpaneeli. Ja reaalajas tähendabki literaali sedasama reaalajas, ehk siis ma iga hetk saan vaadata, kuidas mul toimuvad minu protsessid. Olgugi see tootmisprotsess, müügiprotsess, ostuprotsess, kliendide teenindamise protsess, kvaliteet, ehk siis see võib katta kõike funktsioone ettevõttes. Meil toimub pikaajaline andmete salvestamine paremaks vea ja ennetavaks analüüsiks. Ehk siis kui meil tekivad palju andmeid ja me saame rakendada tänapäeva kohaselt tehisintellekti rakendusi, siis sealt on võimalik leida seoseid, mida inimesel on raske tuvastada. Kui andmed on puudulikud, andmed on erinevates kohtades või mis on veel keerulisem, andmed on paberkandjal, siis see on täiesti puudu. Ehk siis meil on võimalused kasutada masinõpped, tehisintellekti selleks, et optimeerida protsesse. Selleks on vaja kõigepealt andmeid. Kui andmed on kogutud automaatselt, ehk siis kui me jõuame digitaliseerimisega sellisele, ma võin nimetada seda ideaalsele lahendusele, kus andmete tekkemomendil andmed on automaatselt süsteemis sees ja nad on automaatselt kättesaadavad kõikidele, kellele need andmeid on vaja, siis see on väga hea ja praktiline tulemus. Üsna tihti on ikkagi see sama olukord, mida ma näitasin eelmistel slaididel, kus andmed tekivad näiteks seadmes ja siis keegi inimene loeb neid ja sisestab süsteemi. Ehk siis kui andmed tekivad seadmes, nad peavad olema koheselt süsteemis. Kui on digitaliseerimine tehtud, meil on automaatne andmete lugemine seadmete peal, siis me võime jõuda ka sinna, et meil tekib automaatne anomaaliate tuvastamine seadmete töös. No see on lihtsalt üks näide. Mitte see, et seade läks katki ja siis me teame, et on anomaalia, aga näiteks me suudame muuta anduritega laagrite vibratsiooni taset ja kui me näeme, et laagrite vibratsiooni tase hakkab minema väljaspool teatud piire, see on signaal, et miski on valesti ja meil on põhjust panna masin seisma ja uurida seda enne, kui ta tegelikult läheb katki. Ja loomulikult kõik need automatiseerimise, digitaliseerimise lahendused võimaldavad meil vaadata energiakasutust ja jällegi tulles tagasi tehisintellekti ja masinõppe rakenduste juurde mõelda, kuidas me saame optimeerida energiakasutust ja optimeerida energiakasutust läbi selle, et me sidume seda ka oma põhitegevusega, näiteks tootmisega, millal toota, millal mitte toota, kui palju toota, milliseid tooteid toota, ehk siis see kõik on võimalik läbi digitaliseerimist. Järgnevatel slaididel on toodud mõningad konkreetsed näited funktsioonide kaupa, ehk siis antud slaidil on tootearendus ja millised praktilise digitaliseerimise väljundid me saame sealt kätte. Ehk siis tootehaldus ühes süsteemis, mis tähendab seda, et meil puuduvad erinevad süsteemid või tooteandmete jaotus erinevate süsteemide vahel. Meil on võimalik CAD-jooniseid siduda automaatselt ERP-süsteemidega, ehk siis mitte see, et me projekteerime CAD-süsteemis ja siis keegi peab CAD-süsteemist andmeid käsitsi sisestama ERP-i või isegi CAD-süsteemist käsitsi tegema import-export ERP-i. Ehk siis ideaalne olukord on see, et kui meil on CAD-mudel joonis tehtud, siis kui me vajutame valmis, siis need andmed on meil ERP-is, ehk siis meil on olemas tootestruktuur ja tööoperatsioonid. Meil on võimalik tootearenduses kasutada virtuaalprototüüpe ja simulatsioone selleks, et vähendada reaalaja katseid ja proovida automaatselt üldse
tuvastada, et kas asi on toodetav või mitte. Ehk siis selle vastand oleks see, et me projekteerime midagi, siis teeme füüsilise prototüübi, mille käigus me tuvastame, kas ja kuidas ta on tegelikult toodetav. Samasuguseid näiteid võib tuua müügi- ja klienditeeninduse kohta, ehk siis kus toimub näiteks automaatne toote konfigureerimine, pakkumisloomine vastavalt teatud parameetrile, mida lihtsalt sisestatakse, ehk siis mitte inimene ei tee seda konfiguratsiooni, vaid süsteem teeb konfiguratsiooni ise. On olemas väga head CRM-süsteemid müügi kontaktide ja kogu kliendisuhete halduseks, ehk siis me suudame reaalajas jälgida oma müügitoru, palju inimesi on meiega kontakti võtnud või ettevõtteid, kas neil on juba esitatud pakkumisi, mis staatuses on, ehk siis jällegi kogu selle müügi kliendisuhete süsteemi info haldamise automatiseerimine. Ja kõik muu, mis on seotud tegelikult klienditeenusega, ehk siis kui me teenindame erakliente, siis näiteks automaatne kliendiportaal, kus klient läheb sisse, ta näeb kogu oma tellimuste info. Väga hea näide on kindlustusseltsid, kui sa lähed ise teenindusportaali, sa näed nii oma eralepinguid, sa näed oma ettevõtte kindlustuslepinguid ja sa saad neid kõiki asju seal hallata, teatada kahjust ja kõik ühes keskkonnas. Näiteid ostust ja hangetest, ehk siis samamoodi tarnijate keskkond, kus tarnijad saavad täita infot nendele suunatud tellimuste kohta, üldse näha oma tellimusi, automaatsed hinnapäringud ja nende võrdlus, kus siis teatud süsteem ise leiab vajalikke komponente tooteid, vaatab, mis on nende hinnatase, võrdleb, pakub sulle parima välja. Automaatne ostutellimuste koostamine, ehk siis süsteem ütleb sulle, et vastavalt sinu müügitellimustele, müügiprognoosidele ja sellele koostatud tootmisplaanile sul on vaja osta neid asju. Ja kui sul on piisavalt andmeid oma tarnijate kohta, ehk siis mis on tellitud, millal, kuidas nad tarnisid, kas olid probleeme, siis sa saad seda automaatselt jälgida, jällegi kuvada kuskile dashboardile, vaadata, mis on need tulemused. Ladu siselogistika, laohaldussüsteem skänneritega või nutiseadmetega, mis on tavapärane näide, kus meil puudub võimalus kuskil käsitsi sisestada või paigutada kaupa riiulisse ja siis liikuda kuskil arvutisse selleks, et sisestada, et see kaup läks sellele riiulile. Automaatne riiulipaigutus, mis on natuke edasiarendus, kus süsteem ise sulle ütleb, et et sul on selline kaup, paki suurus on selline või aluse suurus on selline, mõõdud, kaal, ja siis ütleb, et kõige optimaalsem on ladustada see alus või pakk sinna, lähtuvalt selle kauba näiteks kasutamise tihedusest või partiist või muudest parameetritest, mis on sisestatud. Laorobotid ja iseliikuvad veokid, kus me saame automatiseerida kaupade liikumist laos ja näiteks RFID-d või muud andurid, mis jällegi võimaldavad automaatselt tuvastada, kus kohas mõni kaup on või kui kaup liigub ühest tsoonist teise tsooni, siis on ka automaatselt registreeritud. Planeerimine. Siin me räägime tootmise planeerimisest, ehk siis me saame teha täpsema tootmisplaani lähtuvalt sellest, automatiseerida tootmisplaani tegemist lähtuvalt teatud parameetridest, jällegi kui meil on korrektsed andmed sees, käivitada automaatset ümberplaneerimist, kui miskit muutub, näiteks mõni tellimus jääb hiljaks või me saame uue müügitellimuse kliendi käest. Ja kõik see võimaldab meil, kasutades meie ajaloolised andmeid, jõuda sinna, et süsteem annab meile võimaliku nõudluse prognoosi. Ehk siis jällegi kasutada andmeid paremaks planeerimiseks, prognoosimiseks. Tootmine ja tootmisel, kui me räägime lühidalt, siis siin on
3 põhilist võimalust. Reaalajas jälgimine, me oleme sellest selle esimese mooduli teise osa alguses hästi pikalt rääkinud. Siis kindlasti on palju näiteid selle kohta, kus on jõutud paberivaba tootmisele, mis tähendab seda, et kogu info tootmistöötajale on kuvatud digitaalsel kujul, kas siis nutiseadmes või arvutites. Ja jällegi, mis on sarnane laotöö automatiseerimisega, me saame tootmises kasutada roboteid ja koostööroboteid, mis võimaldavad tõhustada ja kiirendada tööd ning tõsta kvaliteet. Rääkides kvaliteedist, siis kõige lihtsam variant tänapäeval on see, et meil on ikkagi olemas digitaalsed kvaliteedikontrolli protokollid, mis võimaldavad koguda andmeid reaalajas ja mis võimaldavad rakendada protsesside statistilist kontrolli, läbi mille me saame jälgida konkreetse protsessi kvaliteeti, ehk siis kui stabiilne protsess on ja kui suure tõenäosusega me saame kvaliteetset toodangut. Tehisintellekti rakendused, mis on paljudes ettevõtetes kasutusel, kus visuaalkontrolli abil tuvastatakse konkreetset toote või pooltoote kvaliteeti. Ja digitaalne juurpõhjust analüüs, ehk siis jällegi loobumine paberkandjatest ja kogu andmete sisestamise ja analüüsi digitaliseerimine. Hooldus ja hoolduse fookuses või hoolduse praktilistest näidetest saab tuua ennetavat hooldust andurite põhjal. Sellesama laagrite vibratsiooni taseme muutmise näidet ma olen juba toonud. Siis kui meil on olemas hooldusajalugu, siis meil on võimalik selle ajaloo põhjal teha täiendavaid analüüse, aru saada, mis võib meil minna kätki, ehk siis teha selle põhjal paremaid juhtimisotsuseid, näiteks milliseid varuosi osta. Me saame kasutada liitreaalsust juhendite koostamiseks, ehk siis kui mina olen seadme remontija, ma tulen selle seadme juurde ja ma saan liitreaalsuse abil, ütleme niimoodi, mulle siia kuvatakse ühe silma juurde konkreetse seadme juhendid või vajaliku osa selle seadmest, kuidas ma saan seda remontida, mida ma pean seal remontima. No ja loomulikult juhtimine ja finantsid, ehk siis me saame kokkuvõttes jõuda sinna, et kõik andmed, mis puudutavad meie protsesse, meie protsesside tulemusi, sealhulgas finantsilisi tulemusi, me saame seda automatiseerida ja jõuda sinna, et meil on lihtne töölaud, kus kõik vajalikud mõõdikud on käes. Nii, ehk siis need olid näited, mõningad praktilised näited selle kohta, mida on võimalik digitaliseerimisega realiseerida. Ja nüüd me räägime sellest, kuidas hinnata digitaliseerimise tasuvust. Ja kui me räägime tasuvusest, siis kogu selle tasuvuskava koostamine peab lähtuma järgmistest osadest. Ehk siis seesama asi, millest me oleme juba rääkinud, teil peavad olema defineeritud ärieesmärgid. Ehk siis kui te teostate digitaliseerimist, siis tegemist on digitaliseerimise projektiga ja sellel peavad olema konkreetsed ärieesmärgid. Kui ärieesmärgid on defineeritud, siis me peame defineerima ka mõõdikuid, ehk siis kuidas me hindame või mille järgi me saame aru, et digitaliseerimine on olnud edukas. Kui see on paigas, siis me saame alustada projekti sõnastusega, ehk siis me defineerime projekti, mida konkreetselt me tahame digitaliseerida, mis on selle ärilised eesmärgid ja kuidas me saame aru, et see digitaliseerimine on olnud edukas, ehk siis needsamad indikaatorid. Siis me saame mõelda selle peale, mis on meie kulu ja tulu, ehk siis digitaliseerimine on igal juhul investeering. See investeering peab olema tasuv ja see investeering on tasuv, kui me suudame seda investeeringu
tulemust mõõta, ehk siis need samad indikaatorid, ja see investeering on tasuv, kui me läbi selle suudame täita oma ärilisi eesmärke, ehk siis kas tõsta kasumit või vähendada kulusid, mis on sisuliselt üks ja sama. Ja määrata raamid, ehk siis kui me räägime digitaliseerimisest ja digitaliseerimise realiseerimise projektist, siis meil peab olema väga selge ajaraam, et kui me tahame nüüd seda osa oma protsessis digitaliseerida, siis mis ajaks me soovime seda teha. Ja kui see on olemas, siis ühe selle osana me saamegi vaadata kulude ja tulude poolt. Ja hästi lihtsustatud seda võib vaadata selliselt, et meil on olemas tänane ajakulu, ehk siis tööjõukulu, digikulu, ehk siis mida me kulutame digilahenduse peale, ja tuleb ka mõelda selle asja peale, et mis on juhtimiskulu, sellepärast, et on olemas mingisugune infopuudus. Siis me saame mõelda, et mis on meie investeering, palju meil kulub ettevalmistamiseks aega, mis hakkab maksma uus digilahendus ja digilahenduse investeering juurutamiseks. Kas meil on vaja mingit järeltegevusi teha, kas meil on vaja kasutada lisakonsultante selleks, et juurutada, ehk siis kõik, mis on seotud selle digitaliseerimise realiseerimisega, ehk siis see on investeering. Ja siis me saame kätte uus kulu, mis võrdub vana kulu, ehk siis seesama tööjõukulu, uus digikulu, ehk siis uue digilahenduse kulu ja informeeritus, ehk siis kui vähem aega me kulutame juhtimises, sest on meil infopuudus. Ja kui minna numbritesse, siis näiteks tänane kulu on 10 600 eurot aastas, mis koosneb sellest, et mingisugusele protsessile meil kulub 5600 eurot, lahenduse digikulu on 500 eurot ja infopuuduse juhtimiskulu on 6000 eurot. Ehk siis me kasutame 200 tundi juhtimisaega selleks, et teha kokkuvõtteid analüüse. Investeering kokkuvõttes läheb meil maksma näiteks 7600 eurot ja kui seda jagada 5 aasta peale, siis see investeering on 3520 eurot aastas. Ehk siis ettevalmistamise aeg, lahenduse aastakulu, juurutuskulud, järeltegevuse aeg ja siis konsultant, mis aitab meil kogu seda digitaliseerimist realiseerida. Ja näiteks uus kulu võib olla meil 8000 eurot aastas, mis koosneb sellest, et meil on väiksem tööjõukulu, 80 tundi versus 280. Meil on kalliv digilahendus, 3520 eurot võrreldes 500 eurot ja see 3520 eurot tulebki sellest investeeringust jagatuna 5 aasta peale. Ja siis juhtimiskulu on 96 tundi versus 200 tundi. Ja siit me hästi lihtsasti näeme, et kui me praegu kulutame 10 600 eurot ja tulevikus peale investeeringut hakkame kulutama 800 000 eurot per aasta, siis me võidame iga aasta 2600 eurot. Ja kui meil kogu investeering oli 7600 eurot ja me iga aasta võidame 2600 eurot tagasi, see tähendab seda, et natuke peale 3 aasta meil see investeering tasub. Digilahenduse tasuvusel tuleb silmas pidada ka teatuid kõrvalisi nähtusi, mida on keeruline panna rahasse. Ja näiteks tänane kulu võib, tänase kulu või tänase lahenduse juures võib olla keeruline saada aru, et kui palju me kaotame halva nii töötajate kui kliendi rahulolu pärast, kui palju me kanname maha tooteid või teenuseid, sest me lihtsalt ei tea seda, kui palju me kaotame müüki, sest turg liigub eest ära, ehk siis seda on raske võib-olla kvantifitseerida, kui palju me ise piirame oma kasvu, ehk siis me suudame teha rohkem
ja kui palju meil on olemas jooksvaid probleeme, mille peale me kulutame aega. Ehk siis see võib olla see peidetud asi. Investeeringuga on niimoodi, et kui me realiseerime seda digitaliseerimist kehvasti, siis meie kulud on suhteliselt lõpmatud. Me jäämegi seda tegema ja pärast otsustame, et me ei taha seda teha, siis matame maha. Kui me teeme seda teadlikult, ehk siis kogu digitaliseerimine on läbi mõeldud, see on olemas projekt, seal on olemas eesmärgid ja kõik muu, mis käib digitaliseerimise juurde, siis on kontrollitud kulu. Ja uue lahenduse puhul loomulikult need samad asjad, mis olid keeruliselt kvantifitseeritavad vana lahenduse puhul, on samamoodi siin ka keeruliselt kvantifitseeritavad, aga samas, kui kõik on tehtud hästi ja see digilahendus oli sobiv, siis kindlasti on tunda, et rahulolu on tõusnud, uued võimalused tulevad juurde, me suudame kasvada, kliendid on rahul ja kõik muu. Nii, aga kui me lähme nüüd konkreetselt tasuvuse arvutusega, siis tasuvuse arvutuseks kõige lihtsamaks variandiks kasutatakse ROI formulat, valemid, ehk siis ROI on Return on Investment ja seda arvutatakse selliselt, et me võtame puhast tulu investeeringust ja jagame seda investeeringu kuluga ja korrutame 100-ga. Ehk siis me saame investeeringu tasuvust protsentides. Ja siin on näidisarvutus meie eelmise näite põhjal. Ehk siis meie investeeringu puhas tulu oli 2600 eurot per aasta. Meie kogu investeeringu kulu oli 7600 eurot. Ja kasutada seda valemit, me saame kätte, et investeeringu tasuvus on 34%, mis tähendab seda, et circa 3 aastaga see investeering tasub ennast ära. On olemas ka natuke keerulisem investeeringu tasuvuse arvutuse meetod nimega nüüdis puhasväärtus, ehk siis net present value inglise keeles. Ja nüüdis puhasväärtus arvestab sellega, et see tulu, mida me saame investeeringutest tulevastel aastatel, on vähema väärtusega. Ehk siis nüüdis puhasväärtuse arvutamisel kasutatakse sellist mõistet nagu diskonteeritud määr. Üsna tavaliselt diskonteeritud määraks kasutatakse 10%, mis tähendab seda, et kui ma teen täna investeeringu, ja esimesel aastal minu tulu on 2600 eurot, siis järgmisel aastal see tulu ei ole enam 2600 eurot, vaid on 2600 eurot miinus 10%, ehk siis 2600 korda 0,9. Kui me räägime 3. aastast, siis see tulu on 2600 korda 0,8 ja korda 0,9 ja nii edasi. Mis tähendab seda, et nüüdis puhasväärtus võimaldab arvestada raha odavnemisega tulevikus ja arvutada rohkem reaalset investeeringutasust. On olemas selline veebilehekülg nagu kalkulaator.ee, kus on võimalik arvutada nüüdis puhasväärtust ettevalmistatud tabeli järgi, ehk siis on võimalik lihtsamini kontrollida, kas investeering on tasuv või mitte. Ja kui me räägime digiprojekti tasuvuskava koostamisest, siis siin on toodud väga selge tegevusviis, kuidas läheneda. Ehk siis vaadake üle ja vajadusel korrastage projekti kirjeldust, kirjeldage projekti kulud ja tulud, defineerige projekti ärilised indikaatorid, määrake tasuvuskava ajaraam ja teostage tasuvusarvutust.
Sellega me oleme lõpetanud esimese mooduliga teise osa, kus me rääkisime edulugudest ja vaatasime digitaliseerimise tasuvust. Ja siinkohal on hea tuua välja, et iga mooduli lõpus ja ka esimese mooduli lõpus on õppekeskkonnas olemas minitest, mida on soovituslik läbida. Suur tänu teile tähelepanu eest ja soovin edu digilahenduste rakendamisel.